tere hommikust! Kell on 8:23 ja 8:30 peame kohal olema, seega ruttu lämme. Kas sa võtsid täna oma jänkukesega kaasa või? Jänkuken on ka kaasas julgestuseks. Me lähme siis Stigma erakliinikusse Tartus. See on siin Pikal tänaval. Ja ma üritan siis nii palju vlogida, kui ma saan, et ma loodan, et sellest videost on kellelegi kasu, kes läheb siis lapsega kunagi keelekida lõikusele. Paar tunnikest on mööda läinud ja mul on tegelikult väga raske vlogida, sellepärast ta vajab mul tähelepanu, aga ma üritan ikkagi seda teha, sellepärast ma usun, et sellest on kellelegi kasu. Ja see operatsioon kestis kokku, ma olin ooteruumis 20 minutit. Kus sa selle kätte said? Kus sa ise võtsid või? Sealt, teeme pühib ära suukese. Nii. Mul on ta see pluus, see on nagu nii must. Ja praegu tal tuleb hästi palju, siis ta ila tuleb ka. Kas sa saad nüüd ilusti süüa seda pulgakommi või? Niimoodi keelekesega. Pane keeleke vaikselt välja ja siis lutsuta. Ma andsin enne talle pulgakommi, mõtlesin, et see on hea mõte, aga ta pani selle vastu keelt ja siis oli valus. Aga kas nüüd on hea? Niimoodi mööda keelekest lasta. Atšau! Pulgakommi näitad. Kui nunnu. Jaa, nii tore, et sul on hea olla. Aga kuidas sul keeleke suust välja tuleb ka? Niimoodi tuleb. Ma juba näen, et palju rohkem tuleb. Ja Roven on kakategid ka või? Väike kaka iskeb üle pea. Nii nunnu. Väike kakka tuli. Roven on siis kakaga praegu siin, aga emme peab vlogima, on ju. Aga infoks ka seda, et algul tuli arst, siis meie juurde ütles, et Roven on nii väike, tegelikult aasta 9 kuud. Ütles, et nii väikest selle tegelikult ei tehtagi. Aga siis, kui juba opp oli läbi, siis ta ütles, et tegelikult tal oli keelekida oli ikkagi väga kinni. Ja siis ta ütles seda ka, et talle tundus, et nagu tal oleks nagu operatsioon juba olnud, sellepärast see keelekida oli kuidagi nagu armistunud ja isegi oli nagu viltu. Siis ta küsiski, et kas meil nagu seal sünnitusmajas ei tehtud mingisugust operatsiooni. Ma ütlesin, et meil ei tehtud, et me küsisime, et kas on vaja lõigata tal või midagi, aga meil öeldi nagu, et ei, et kõik on korras. Aga meile tundus Kaspariga vahepeal, et ta ise nagu hullud kätega kakkus seda keelt vahepeal ja tal oli valus, et võib-olla ta ise kuidagi kakkus seda lahti või kiskus, et sai haiget ja siis nagu armistus. Mul ei ole õrna aimugi, aga ta ütles, et see oli jah väga kinni. Et isegi kui ta on nii väike, siis talle oli see operatsioon nagu vajalik. Ja kuna ta on nii väike, siis operatsioonijärgne taastumine võib olla keerukam, sellepärast, et ta peab ju harjutusi nüüd keelega tegema, näiteks mingisuguseid sõnu ütlema ja siis keelt ühte põske panema seal hoidma ja siis teise põske panema seal hoidma ja suust välja. Et meil on nüüd sellega raskusi, sellepärast ta nagu ei räägi ju vaata. Midagi võib-olla ütleb, aga see on nagu niimoodi, et mitte käsu peale, eks ole. Et mingisuguseid pulgakomme ja jäätiseid ja siis ette näitame igasuguseid asju, et teda siis aidata võimalikult palju, sellepärast, et muidu võib see keelekida armistuda ja asi võib olla hoopis vastupidine, niimoodi öeldi meile. Ja enne ma magasin ka temaga koos kuskil 1,5 tundi, sest tavaliselt, kui ta minu kõrval on, siis ta magab paremini ja ilmselt magaski. Aga tundub, et tal on nüüd natukene parem. Ja tal on ikka kakapüksis aasta ema. Ja need õmblused peaksid siis paranema 2-3 päeva, need sulavad ilusti ise ära. Ja siis me peame hakkama harjutusi tegema keelega. Emps peab hakkama YouTube'ist vaatama mingeid ägedad asju, kuidas veenda sind keelt välja suust ajama. Isegi imestan praegu, et ta on rahulik, sellepärast, et ta on päevalt ikkagi suhteliselt selline nutune olnud ja mul on tast nii kahju, et
et tal on keelekene valus, aga meile tuleb vanavanemaga tuleb külla kohe ja siis toob jogurt. Roven, kuule, vanaema tuleb meile külla ja siis toob jogurtit ka või? Ja siis toob vanavanemaga saad mängida, aga natuke läheb aega. Kus ta on ju? Kus on? Ta varsti tuleb. Nägid juba või? Ta on poes veel. Aga tegelikult meil on juba käes 3. päev, sellepärast et eile mul ei olnudki tegelikult mitte millestki väga vlogida, sellepärast et kõik oli nagu okei ja ta isegi sõi kruupe tegin, natuke näksis juustu, sõi väga ilusti, väga vähe oli sellist nuttu, vahepeal tal ikkagi annab see keeleke tunda ja siis ta natukene ikkagi nutab ka, aga see läheb väga ruttu mööda. Ja täna on meil väga-väga palju parem ja me oleme täna siis teinud ka mingisuguseid keeleharjutusi. Aga neid on väga raske talle teha, ma pean siiski tunnistama, sellepärast et nagu ma rääkisin, siis ta ei ütle neid sõnu järgi. Aga me oleme üritanud siis, ma olen andnud talle pulgakommi ja siin on jäätist limpsind ja... Aga Roven, kuidas sul täna läinud on? Näitud teistele, kuidas su keelekesel läheb? Kas on parem ka või? Aga meil on kõik väga hästi praegu ja ta hullult kimab siin ringi ja loobib pabereid ja teeb igast pulli. Nii nunnu. Minu väike Rovenotter Ojakäär. Me kutsume Kaspariga teda Otuks, nagu otter, nagu see on see merisaarmas vist. No väike Otu meil algusest peale olnud. Väike Otu. Siis ma isegi Kaspariga tänapäeval hommikul mõtlesime, et peaks talle peegli peale jäätist panema nagu jäätist nagu määrima, et siis ta tõmbab seda nagu keelega ära. Ma ei tea, kas see on hea mõte, aga me teeksime ükskõik mida, et see toimiks. Sellepärast me kindlasti ei taha, et see keelegida uuesti kinni kasvaks ja siis asi on veel hullem. Täna on 15. juuni ja Roveni operatsioonist on siin juba üle 6 aja möödas. Ja me oleme mingeid harjutusi teinud, aga ilmselgelt ta nagu neid asju endiselt järgi nagu ei ütle ja me ei saa nagu mingeid harjutusi teha. Ma isegi ei tea nagu, mis harjutusi teha on ja. Ja siis Kaspar ütles ka, et käime seal kontrollis uuesti ära, et vaatame, kuidas tal see keel on ilusti paranenud, seepärast ega meie seda ju ei näe. Isegi kui ma nagu olen seda üritanud vaadata, siis ma ju ei tea, kas see on õieti paranenud või ei ole. Me käisime täna siis seal Stigma erakliinikus, kus me tegime operatsiooni. See arst, kes tegi ka selle operatsiooni, oli seal ja siis vaatasid Roveni üle ja tal oli, keel oli paremaks läinud, aga tal on endiselt nüüd tulnud, mitte endiselt, aga tal on nüüd tulnud seda armkudet juurde, mis tähendab seda, et ta peab mingi aeg uuesti nüüd operatsioonile minema. Ja mis oli siis selle tänase külastuskäigu tipphetk oli see, et see sama arst küsis mu käest, et kas me logopeedi juures oleme käinud siis neid harjutusi tegemas. Saad sa aru või? Saad sa aru või? Mitte keegi ei ole mulle öelnud, et me peame logopeedi juurde minema peale operatsiooni. Mitte keegi. Need arstid seal rääkisid kõike, kuidas kodus teha harjutusi. Mitte keegi ei maininud mulle ühtegi sõna, et ma pean minema logopeedi juurde. Et kas see pole kõige tähtsam osa üldse selle operatsiooni juures, loogiliselt mõeldes, ja sellist asja nagu ei öelda. Mina jälle tagasi, ma pesin oma mõistuse puhtaks. Aga mis ma tahtsin siis öelda on see, et tegelikult vahet ei ole, kes mida ütles. Võib-olla oleks pidanud ise rohkem uurima. Ma ei tea küll kust kohast või mis asja, aga tegelikult
kui sa oledki esimest korda lapsevanem, siis ma soovitan värsketele emadele, et palun uurige ise neid asju. Sest me oleme juba sünnitusmajast saadik sellega jagelenud. Juba sünnitusmajas me küsisime, kas on vaja keelekida lõigata. Öeldi, et ei ole vaja. Siis me küsisime kogu aeg perearsti käest, et kas on vaja lõigata. Las kasvab, et küll siis on näha, kui juba mingi 23 aastane on ja siis on vaja keed lõigata, et oi, aga miks te ei ole läinud, on ju? Miks? Et mis ma siin ikka vatran, et tegelikult ma ei ole nagu pahane mitte kellegi peale, ma olen enda peale võib-olla rohkem vihane, aga mul on lihtsalt lapsest kahju, nagu miks? Ja ma helistasin kohe siis nendele logopeedidele ka sinna tasulisse ja ma oleks aja saanud alles novembriks. Praegu on siis juuli keskpaik. Sügiseks oleks aja saanud, nagu sügiseks, saate aru või? Ja siis ma helistasin sinna tasulisse ja panin tasulisse aja ja sinna saab nagu 6 aja pärast. Ja ma rääkisin ühe haiglaga ka ja siis tema ütleski tegelikult, et alles 6 aja pärast nagu soovitatakse minna siis logopeedi vastuvõtule. Ma jätan selle siia paika, vaatame, mis seda siis saab lihtsalt nagu. 4 kuud on siis Roveni operatsioonist mööda läinud ja me oleme jõudnud siiamaani, et Roven käib siis nüüd logopeedi juures. Selle 4 kuuga on päris suur muutus olnud. Rovenil on keel päris lahti, ta saab liigutada, tal juba tulevad teatud sõnad. Ma just kirjutasin ka üleeile üles, mitu sõna tal on kuskil 25 sellist sõna, mida ta ütleb ja praegu igapäevaselt ma näen, et ta ütleb igasuguseid asju järgi. Põhiliselt ütleb ta nagu algustähti, näiteks banaan on pa, nina on nii ja ütleb ka emme, issi, mõmmi, et siukseid kergemaid sõnu ka, mis lõpevad siukse lahtise häälikuga nagu Anna, opa, siukseid asju, et see on nagu väga okei. Ja praegu siis ma olen leidnud endale ka logopeedi, Rovenile logopeedi ja seda tänu ühele Instagrami emmele, kellel oli lastega samasugune mure, et laps oli sellise hilise kõnega natukene, et ta vajas abi ja ta soovitas mulle Tartus sellist kohta nagu hariduse tugiteenuste keskus Tartus ja ta soovitas seal ühte väga head logopeedi, kelle juures me nüüd oleme tänasega 2 korda käinud ja ma ei saa rohkem rahul olla. See on täpselt see koht, mida ma olen otsinud ja suured tänud sulle, emme, kes sa mulle seda soovitasid, et see on nagu 5+. Ma olen nii tänulik sulle. Aga praegu ma olen väga rahul. Rovenile ise meeldib väga nagu jutustada, rääkida, ta praegu täiega matkib asju, mis on positiivne ja talle endale pakub see väga palju huvi. Ja eile käisime siis ka selle logopeedi juures 2 korda ja siis ta tegi sellise kõne arengu kontrolli või sellise üldise kontrolli ja kõik on nagu väga okei. Ja praegu siis ta andis mulle siukseid märkmeid, millele keskenduda. Ta annab mulle selliseid pabereid, mida ma saan siis kodus igapäevaselt jälgida, last nagu aidata. Ja praegu me süveneme siis Rovenile selliste sõnadega, millega ta saab siis ennast väljendada nagu aita veel, anna, tule. Sellised igapäevased sõnad, sisse, välja, siia, kukkus, et ta saab ennast lihtsalt väljendada. Sest muidu on see, et kui ta väljendada ennast ei saa, et siis ta läheb päris närviliseks. Aga praegu Rovenil on sellega kõik korras, et ta nagu ei lähe närvi ja ta ilusti üritab aru saada ja üritab kaasa mõelda ja kuidagi ennast selgeks ikkagi teha. Aga ja praegu ikkagi selle 4 kuuga on väga suur areng juba minu jaoks toimunud ja ma näen, et nagu kõik on nagu okei, et me saame hakkama. Ja selles suhtes, et Roven on 2 aastat 2 kuud praegu ja ma olen ülimalt rahul, et ma nagu praegu olen seda asja uurinud, et ma ei ole seda kuskile
edasi lükanud, kui ta on näiteks 4-5-aastane juba, et siis on nagu ilmselt juba keerulisem. Et varem siin 2 nädalat tagasi oli niimoodi, et tegelikult ma pidin neid sõnu nagu välja punnitama ikkagi, et küsima, et mis sa tahad ja ütle Anna ja et aga nüüd tal nagu iseenesest juba tuleb ja nüüd me praegu kinnitame neid asju, et ta saaks ennast lihtsalt väljendada. Ja muidugi praegu väga suur töö on meil ka kodune, kus siis igapäevaselt ma üritan Roveniga niimoodi selliseid mänge teha, mis on väga arendavad, värvidega, piltidega, plastiliiniga joonistamist, et selliseid asju ja siis kõnega teda saatma arusaadavalt ja niimoodi, et tal siis oleks huvitav ja kaasahaarav ja siis ta õpib ka neid sõnu hästi. Roveni ees tahtsin väga palju sõnu alati ära öelda, sellepärast ma tunnen oma last kõige paremini, ma tean, mida ta tahab. Ja alati oli näiteks, kui ta tuli külmkapi juurde ja ma küsisin, oi, kas sa tahad jäätist või oi, kas sa tahad süüa, et ma ei lasknud nagu temale rääkida. Et ma nagu päris palju asju ütlesin tema eest ära. Nüüd on pigem see, et ma küsin, et mida sa otsid? Kas ma saan sind aidata, et mida sa tahad, siukseid nagu asju. Aga meil on see kõne hilinemine tingitud sellest keelekida kinnisusest, sest isegi beebiast ta nagu ei lalisenud ega midagi ja praegu meil on alles see periood siis, kui ta nagu õpib neid sõnu hääldama ja tunnetama ja teeb enda jaoks neid selgeks, et me oleme praegu sellises algelises faasis, aga kõik tuleb. Nüüd septembri lõpus me lähme siis uuesti sinna keelekida operatsiooni kirurgi juurde, kes meile siis Rovenile lõikuse tegi ja tema vaatab ühe korra üle ka veel, et kas on tal vaja seda keelt siis uuesti korra lõigata, sest viimane kord ta ütles, et on vaja. Üks logopeed siin ütles jälle, et ei ole vaja. Mida ma ise arvan on see, et ei ole vaja, aga ma tahan kindel olla. Ja ma loodan, et sellest on kellegile kasu, nii et emmed, ärge andke alla, mis ma omalt poolt soovitan. Uurige ise hästi palju, uurige oma sõbrannadelt, kellel on nagu ka selliseid muresid oma lastega olnud, et kuidas nemad on käitunud, kust nemad on abi saanud, et võib-olla oskavad siukseid logopeede, arste, toetajaid soovitada, et mina olen just nagu teistelt emadelt hästi palju abi saanud, sest ise ma ei ole absoluutselt midagi kasulikku väga leidnud. Et ja, suured tänud seda videot vaatamast ja kohtume järgmisel korral, nii et tšau!